Me oleme kahe pealinna kõrghoone all maa-aluses parklas. Korteriühistu, mis neid maju haldab, on teinud väga olulise otsuse elektrisõidukite taristu väljaehitamisel. Alustuseks ma tookski välja see, et kui korteriühistu pöördus meie poole, siis neil oli juba selge plaan paigas tegelikult, see mõte, idee, et mida nad tahavad teha, kuidas nad tahavad teha, kui palju nad tahavad teha. See teeb nagu selle koostöö sujuvamaks ja kergemaks mõlemale osapoolele. Selle põhjal meil on lihtsam ka välja pakkuda see lahendus. Ja teine asi, võib-olla, mis ma tooksin välja, on see, et ühistul oli eelnevalt juba kokkuleppe sõlmitud, et selline taristu rajatakse siia, sest et elu on näidanud täna, et ühistud näitavad huvi üles, aga tegelikult ei ole veel omavahel nagu kokku lepitud, et mida nad teevad ja millises mahus ja kui palju. Et see oli väga suur boonus, et lisaks ühistut aitas selle projekti eestvedaja oli Colliers, et kes aitas siis läbi viia selle konkurssi, leida parim teenusepakkuja korteriühistu jaoks ja siis ka korteri elaniku jaoks. Kui rääkida sellest projektist lähemalt, siis kui suures mahus siia neid laadimiskohti tuleb? Kokku siis luuakse laadimisvalmidus 87 parkimiskohale, ehk siis tuuakse laad- ja toitekaablid parkimiskohale juba välja ja 29 laadijat läheb kohe paika esimeses etapis. Ehk siis teised lisatakse järge mööda juurde. Aga tervikuna on ikkagi ülesehitus on selline, et kui tulevikus peaks tekkima nõudlus, on võimalik ka eskaleerida seda. Täna on kõik kilbid varustatud dünaamilise koormusjuhtimise arvestiga. See on siis vajalik selleks, et juhtida maja ja laadijate vahelist koormust. Sellega me väldime ülekoormust ja selleks ei pea amperaaži tõstma korteriühistu ja mis tänastes tingimustes on ülimalt kulukas. Ja ütleme, inimene soovib tulevikus korteri maha müüa, siis see annab täna lisandväärtust, et sul on juba loodud laadimisvalmidus, sest et tänane statistika ja elu üldse näitab, et elektriautode populaarsus kasvab ja kasvab tegelikult kiiresti ning ma arvan, et see ongi väga tugev lisandväärtus kui korteri müügi puhul. Räägime sellest arvestamisest, et tõepoolest iga laadi ju tähendab teatud kulu. Kas see on siis korteripõhine ja kuidas see arvestamine käib või tuleb siis korteriühistule mingisugune ühine arve? Terminal on tegelikult täna välja töötanud sellise ainulaadse laadimislahenduse, ehk siis meie anname selle vabaduse elektriauto kasutajal, et kuidas ta soovib laadida, kas ta soovib laadida fikseeritud hinnaga või soovib ta börsihinnaga, et kui näiteks on ühistu elektrileping fikseeritud hinna peal, siis et saada maksimaalset rahalist võitu elektriauto kasutaja, siis tema saab valida börsiga laadimise. Ehk siis ühist on fikseeritud elektritariifiga, autot saad laadida siis börsihinna järgi. Ja nüüd arveldusest rääkides, siis siin on veel üks selline innovatsiooni nüansi juures. Nimelt kõik elektriauto laadimismahud on ja me arvestame juba korteriühistu sisend elektriarvest maha ning arveldame iga kasutajaga eraldi. Ehk siis ühistule tuleb arve ja nendel kuvataksegi seal üldelekter ja siis seal on eraldi reaalne, lihtsalt miinusreaalne välja toodud elektriauto laadimine, et see on sealt juba maha arvestatud ja iga üks tasub ise. Ja võib-olla siinkohal ka lisan juurde, et veel üks lahendus, mida me täna pakume, on tööauto kodus laadimine. Ja see on täpselt samamoodi, et valid fiksi või börsiga laed, eks ju, ja arveldus toimub samamoodi automaatselt, küll aga see arve esitatakse otse juriidilise isikule. Selle korteriühistu puhul oli siis ka eraldi arvestuse võimaluse loomine. Kes konkreetselt laadijad vajasid, siis see tuli juba iga korteriga eraldi kaasa. Selles parklas on 200 kohta, seega väga suur osa sai nüüd elektriauto laadimise võimekuse. Siinkohal saab vaid julgustada korteriühistuid otsima võimalusi sellise taristu väljaehitamiseks. Terminali Energia inimesed on alati nõus tulema ka ühistu koosolekutele, et selgitada, kuidas need lahendused toimivad.